Tere tulemast meie järjekordsesse robomatemaatika tunnikavade ühislahendamisse. Seekordne lahendamine saab olema natukene teistsugune. Selle asemel, et süübida roboti tegevustesse, proovime hoopis luua mõtestatud seose, kuidas matemaatika ülesanne viia siis läbi teadmise ülekande lasteni. Ja kui te hakkate nüüd järgnevat videot vaatama, siis märkate, et põhiosa videotegevusest toimub hoopis paberi peal ja pastakaga siis skeeme joonistades, sest enne kui me hakkame midagi robotile selgeks tegema, peame me ju aru saama, kas meie ise asjast aru saime. Ja läbi sellise mõtlemise sünnibki arusaamine ja seos matemaatikaga. Mõnusat vaatamist! Ja liigume nüüd edasi LEGO EV3 robotiga ja teeme kõigepealt läbi siis 3. klassi ülesanded. Ja loogika siis sama nagu eelmiste robotiplatvormide puhul, et kõigepealt vaatame, mida matemaatika ülesanne meilt ootab, siis märgime üles matemaatika ülesande lahendused ja seejärel visualiseerime endale programmi teekonna. Hakkame pihta 5. ülesandest. Liitmine ja lahutamine. Kristjan pidi liitma arvud 478 ja 537. Ta kirjutas mõlemas liidetavas numbri 7 asemel 9. Tundub, et siin on üks selline numbrite täpse kirjutamise ülesanne. No, kirjutan igaks juhuks üles. 4, 9, 8 ja siis 5, 3, 9, aga õiged numbrid olid siis hoopis 4, 7, 8 ja 5, 3, 7. Ja siin on nüüd küsimus, mitme võrra oli Kristjani saadud vastus suurem klassikaaslaste tulemusest. No, siit on kohe näha, et 22. No, matemaatika ülesanne on meil tehtud ja liigume siis hoopis robotikatsete juurde. Ja loeme ette. Pane robot esitama 1 sekundi kaupa toone. Nii, 1 sekundi kaupa. Järelikult meil on olemas, peab olema tooni tegemise võimalus ja talle peab saama määrata sekundid ja talle saab määrata kõrgused, sest kõrgused on hertsides vastavalt 478, 498, 537 ja 539. Et ilmselt siis selle tooni mängimisega tuleb nüüd väga heliliselt välja see vahe, et kui numbri kirjutamisega eksida. Järelikult siis paneme tooni kõrgus ja me teeme seda asja siis 4 korda. 4 korda. Ja jätta tuleb erinevate toonide vahele 1 sekund vaikust. No võt, kui hea oleks tegelikult ennem see ülesanne lõpuni läbi lugeda. No, kas jätame viimase järele ka 1 sekundi vaikust enne, kui programm kinni läheb, maitse küsimus. Aga tundub, et selline see programm võiks siis olla. Ja teadma me peame, kuidas esitada tooni. Ja tooni kohta me peame teadma, kuidas määrata tema kestus. Ja tooni kohta me peame teadma, kuidas määrata tema kõrgus. Ja siis me peame veel lisaks teadma seda, et kuidas oodata sekundeid. No praegu tundub, et see robot ei liigu, aga vaatame näidislahendust. Ja näidislahendus on siis kohe ekraanil ees. Ja vähemasti näidislahenduses lõpus enam seda 1 sekundit ootama ei hakata. Ja hakkamegi siis pihta. Võtame heliploki. Määrame talle tooni esitamise
toon pidi olema pikk 1 sekund ja tooni kõrgused on meil siis vastavalt 478. Paneme nüüd vahepeale 1 sekundi ootamist. Siis võtame järgmise tooni. Järgmine toon on 498. Võtame jälle 1 sekundi ootamist. Teeme natuke väiksemaks. Võtame järgmise tooni. Me saaksime neid blokke kopeerida ka, aga mulle endale tundub, et kui ma neid uuesti kirjutan, läheb see tegelikult isegi kiiremini kui kopeerimine. Veel siis vahele 1 sekund ja viimane toon tuleb siit ja see viimane toon on 539. Tundub, et programm sai valmis ja meie vaatame näidisvideot. Ja katse number 2 ütleb, et meil tuleb panna robot jälle 1 sekundi kaupa toone esitama, mille kõrgus hertsides on vastavalt siis 478 pluss 537 summa. Nii. Ja 498 ja 539 summa. Tundub nagu päris palju arvutamist. 39 summa. Kaja jälle 1 sekundi kaupa, 1 sekund pikalt. Ja toonide vahele 1 sekund vaikust. No, 1 sekund. Teeme selle ilusamaks. Ja nüüd tuleb veel ekraani keskele numbrina kuvada selle 2 avaldise vahel. See tuleb kuvada siis selle vastava A ja B vahel. Ja seda tuleb ekraanil hoida 5 sekundit. No ilmselt see siis tähendab seda, et me ootame 5 sekundit, kuna ekraanil esitamisel ei ole iseenesest siis ajablokki. Ja uute asjadena meil on siis vaja teada seda, et kuidas esitada ekraanile teksti. Ja tegelikult rohkem midagi vaja ei olegi. Et kes nüüd on kasutanud Lego EV3 roboti programmeerimiseks arvutitarkvarast, ta teab, et seal on olemas matemaatika teete jaoks ka plokid, aga antud juhul siis tahvliga programmeerimine eeldab, et me oleme need arvutused tegelikult juba ikkagi ise paberi peal või siis kes täitsa peast ära teinud. Vaatame lahenduskäiku. See lahenduskäik, siin see lahenduskäik jätab, ma vaatan ka siia, 1 sekundi pausi, enne kui me asja ekraanile näitame ja hakkame otsast pihta. Vaatame, kas me saame seda programmi muuta. Meil on vaja näidata 2 korda heli teha, viskame selle siit prügikasti ära ja hakkame otsast pihta. Esimese avaldise summa on siis 1015. Nõusume, mis näidislahendus ütleb, kontrollige igaks juhuks üle. Et teise avaldise lahendus on 1037. Nii. Ja siis meil tuleb esitada nende 2 arvu vahe ekraanile. Võtame ekraani. Ja ekraanile me peame esitama teksti. Võtame siit teksti. Niimoodi. Ja teksti me saame siia otse sisse kirjutada. Et antud juhul siis on selle 2 arvu vahe tõesti 22.
kuigi kui vaadata ülesande teksti, vaatame ta igaks juhuks üle, siis jah, see vahe on 22. Nii, aga tegelikult, kui me lahetaksime esimesest teise, jah, kõik on õige. Mõtlesin, et ega meil ei ole siin absoluutväärtusega tegemist, kõik on õige. Esitame 22 ja hoiame seda 5 sekundit ekraanil. Nii et nagu näha, et kui on tegemist pika ülesandega, pika tekstiga, siis tegelikult on iga plokk sellise väga tõsise tähelepanu vääriline, et ka mina siin hakkasin hetkel kahtlema, et võib-olla oleks pidanud hoopis 1015-st 1037 lahutama ja siis me oleksime saanud ju tulemuseks -22, aga ei, ekraanile tuli tegelikult hoopis esitada siis 1037 ja 1015 vahe, mis on 22. Aga meie programm on valmis ja meie vaatame näidisvideot. Ja tekkiski juba tunne, et kas seda robotit nüüd selle ülesandega liikuma saab, aga saab küll, sest 3. katses tuleb panna robot parempoolse rattaga nii mitu rattapööret edasi sõitma, kui on siis nende vastavate avaldiste vahe. Ja joonistame ta siis endale silmade ette. Robotil meil on 2 ratast. Parempoolne on siis see ratas, mis on siinpool, kui me eeldame, et see on robot on siis sõidusuunaga ja see ratas on meil siis nii-öelda B-bordi ratas, ehk siia on siis ka märgitud, et C-bordi ratas, et parempoolne ratas asub C-bordis. Nüüd me peame siis ta panema ainult selle ratta peal edasi sõitma ja tegelikult see ühe ratta peal edasi sõitmine tähendab ju seda, ilmselt, et see robot hakkab keerama ja on meil siis vaja edasi sõita nii mitu rattapööret, kui oli ka eelmises korras arvutatud vahe. Vaatame. Siin on juba uued numbrid. Mina mõtlesin, et on juba eelmiste vahe, et meil on siis vaja teha tehe 498 pluss 539 ja sellest on vaja lahutada 478 pluss 537. Ja selleks, et nüüd teha vastav korraldus robotile, on meil siis vaja teada, kuidas liigutada robotit edasi ainult ühe ratta peal, üks ratas, ja kuidas seda edasi liikumist häälestada siis rattapööretesse, rattapöörded. Olgu siis kohe öeldud, et antud roboti mudeli puhul, kuna see roboti velg on ühendatud otse mootori külge, me võime rääkida, et üks rattapööre võrdub mootori pöördega. Aga kui on tegemist teistsuguste roboti mudelitega, siis me sellest rääkida ei saa. Et antud juhul rattapööre ja mootoripööre on omavahel sünonüümid. Aga vaatame näidisprogrammi ja see peaks olema siis väga lihtne. Tulemus on siis 22. Ja nagu te näete, oli tegemist siiski sama avaldisega ja me peame roboti pöörlema panema 22 korda. Valin siis lõpuni kõik välja, kustutan ära ja võtan ühe mootori peal pööramise ja valin siit enda suuremaks, valin C ehk siis selle parempoolse ratta ja praegu on siin roboti kiirus 50, vajutan siia ja panen ta siis 75, kellele meeldib liuguriga mängida, võib ka proovida liuguriga täpsust ja on vaja pöörata 22
mootoripööret ja programm ongi robotisse laadimiseks valmis, aga meie vaatame näidisvideot. Ja järgmiseks ülesandeks on siis ülesanne 6, liitmine ja korrutamine. Tundub olevat üks küpsetamise ülesanne. Nii, võtame ette jälle paberi. Ema küpsetab kooki. Koogi põhja valmistamiseks läheb vaja 3 muna, katte valmistamiseks 5 muna. No ilmselgelt on vaja siis ühe koogi küpsetamiseks 8 ja küsimus on, kui mitu muna läheb vaja 2 koogi küpsetamiseks 16. Oleme matemaatikaga ühele poole saanud ja liigume edasi roboti katsele. Ja katse on siis järgmine. Liiguta robotit edasi kiirusel 10 nii mitu sekundit, kui palju mune läheb ühe koogi valmistamiseks. No, kiirus 10 ei ole just väga suur selle roboti kohta, kuna kiirus võib olla 0–100 ja vaja on siis seda liigutada edasi ühe koogi valmistamiseks. Oleks vaja mune 8 sekundit. Paneme siis roboti liikuma algpunktist ja ta peab liikuma edasi 8 sekundit, jääb seisma. Nii, meil on siis vaja teada seda, kuidas panna robot edasi liikuma, kuidas muuta kiirust, kiirus on meil siin vaja teada, ja kuidas panna ta siis edasi sõitma kindel arv sekundeid. Tundub, et peaks olema päris lihtne programm, aga avame ka näidislahenduse. Ja edasi liigutamiseks läheb meil vaja seda programmi plokki, liigume edasi otse, liigume edasi kiirusega 10 ja on meil siis vaja mitte edasi liikuda mootoripööretega, vaid on meil vaja edasi liikuda sekunditega ja liigume edasi 8 sekundit. Ja saigi programm valmis, aga meie vaatame näidisvideot. Ja katse number 2 ütleb, et me peame seda robotit edasi liikutama jällegi kiirusel 10, aga nüüd juba nii mitu sekundit, kui palju mune läheb 2 koogi valmistamiseks ja me arvutasime selle enne välja, see on 16 sekundit. Et mulle küll praegu tundub, et lihtsalt muudame parameetreid, ehk siis muudame seda sekundite arvu, aga kontrollime ta üle ja siin ongi nüüd näha, et tegelikult saab seda ülesannet lahendada siis 2 moodi, et kas me arvutame välja 16 sekundit või siis antud juhul on tehtud hoopis nii, et kordame nii-öelda seda ühe koogi valmistamiseks kuluvat aega 2 korda. Ja teeme siis seekord seda moodi, et võtame korduse sisse, paneme siis selle ühe koogi ja valime siit siis arvu on siis siin kohas, tahame arvu näidata, kordusi ja paneme siia 2. Ja saigi meie programm valmis, aga kes tegid ka lahenduse, et korrutasid ise 8 sekundit 2 ja kirjutasid 16, samamoodi on see lahendus õige, nii et ma teen siis siia ka selle skeemi, kuidas ta oleks olnud sedamoodi, et meil on 2 kordust ja korduse sees on ikkagi siis see edasi liikumine 8 sekundit. Programm on valmis, aga meie vaatame näidisvideot.
ja kolmandas katses vaatame, mis meil siin teha tuleb. Tuleb roboti ekraanile kirjutada head isu, järelikult on vaja ekraanile kirjutada tekst. Ekraan. Nii. Ja nüüd paneme roboti edasi liikuma, kiirus on jälle 10 ja nii mitu sekundit, kui palju muna läheb 3 koogi valmistamiseks. No, kui me kasutame seda eelmise korra kordust, paneme siis siia 3 ja peakski olema kõik. Et tegelikult meil ei ole siis midagi muud vaja, kui lisada lihtsalt see ekraaniplokk ja suurendada korduste arvu. Aga vaatame, mida pakub meile näidisvideo, näidislahenduskäik ja nagu juba selle ülesande puhul aru saada, ei saa me rääkida ühest ainsast ja õigest näidisprogrammist, sellepärast et võimalus sama tulemuseni jõuda, neid on programmeerimise puhul väga mitmeid. Ja tundubki, et siin näidislahenduses on kasutatud siis seda 3 korda tegemist, aga oleks õige olnud ka lihtsalt see edasiliikumisplokk ja 24 ja võtame ekraaniploki ja ütleme, et me soovime kirjutada teksti ja ütleme siis, mis see tekst on ja see tekst on head isu. Et igaks juhuks ütlen, et täpitähti kahjuks Lego EV3 ei tunnista see äpp, et sellest on küll tõeliselt kahju, aga nii on. Võtame selle. Märgi siit. Ja ongi valmis. Meie programm on valmis ja meie vaatame näidisvideot. Liigume nüüd edasi 7. ülesande juurde, milleks on liitmine. Ja liitmise puhul vaatame, mis andmed meil siin ees ootavad. Võtan ka puhta paberilehe. Meil on siin Anne mudelauto ja tema tegi häält 11 korda. Anne. Ja siis meil on Mari mudelauto. Ja Mari mudelauto tegi häält 10 korda rohkem, mitte korda, vaid võrra, et see on siis 21. Ja oleme valmis roboti katseteks. Ja esimene katse, pane robot edasi sõitma ja nii mitu korda kindla kõrgusega heli tegema, kui seda tegi Anne mudelauto. No siin meil nüüd ei ole täpsustatud, kas meil on tegemist tooniga või hoopis mängime noote, aga ma arvan, et seda saab siis igaüks ise otsustada, et proovime meie siis kujundada selle programmi üldise kava. Et alustame sellega, et paneme roboti pidevalt edasi sõitma, lihtsalt käivitame. Ja meil on vaja siis 11 korda teha heli. Järelikult meil on vaja kordust, mis kestab 11 korda. Ja no mõtleme veel, et kas me paneme siia noodi või paneme siia tooni. Ja siis paneme roboti seisma. Ja mida meil on vaja teada sellise programmi koostamiseks? Meil on vaja teada, kuidas panna siis robot pidevalt edasi liikuma. Ja kuna meil ei ole täpsustatud, kui kiirelt ta võiks seda teha, ma arvan, et siis igaüks võib oma sobivat kiiruse valida. Ja siis meil on vaja teada, kuidas me teeme kordust, et siis seda määrata kindel arv kordi. Ja siis samamoodi meil on vaja teada, kuidas esitada, on siis meil noodid või toonid, et kuidas neid esitada. Ja vaatame, mida pakub meile näidislahendus.
ja näidislahendus pakub siis, et mängime toone hertsides, aga selleks, et eristada vahet, on tegelikult vaja teha toonide esitamise vahele hästi väike paus. Ja see paus on siis ajaline paus, et seda on meil vaja ka teada. Ehk ootame kindla aja möödumist. Nii. Aga ega siin ei olegi midagi muud, kui hakkame programmiga pihta. Kustutame siis siit selle ära. Vaatame, kas kordust saame kasutada. Las ta jääb meil siia. Ja paneme roboti väga-väga aeglaselt liikuma, et ta liiga kaugele ei läheks. Sest see robot liigub tõeliselt kiiresti ja võib öelda, et 5 on väga aeglane liikumine. Nüüd, kuna me ei tea, kui kaua me liigume, paneme ta lihtsalt pidevale edasiliikumise režiimile. Ja nüüd on aeg korduse käes, üks kordus on meil olemas. Seda kordust me peame tegema 11 korda. Ja vaatame nüüd korduse sisuks peab olema kindla kõrgusega tooni esitamine. Valime heli, valime tooni. Siin ma vaatan, näidises on jäänud seesama 440 pikkusega 1 sekund. No las ta olla praegu, teie võite seda muuta ja paneme siis siia väikese pausi ka, sest muidu me kuuleksime seda ühe pika toonina, me seda vahet tegelikult ei kuulekski, paneme siia 0,5. Ja ongi näidisprogramm valmis ja meie vaatame näidisvideot. Ja katse 2 ütleb, et me paneme roboti jälle edasi sõitma ja tegema nüüd hoopis noote mängima. Noote paneme mängima, et esimene kord olid toonid, nüüd on noodid, aga siis nii palju, kui Mari mudelauto häält tegi ja Mari tegi 20 korda, mitte Mari ja Madri auto tegi 21 korda seda ja siis kindlat nooti. Ja ilmselt, kui need noodid on ära mängitud, siis peaks see robot seisma jääma. Ja tegelikult meie eelmises programmis ei olnud roboti kinnipanemise plokki. Antud juhul lõppes programm ise ära, aga ta lõppes siis nii ära, et ta ei pidurdanud. Ja ma tegelikult ka siin näitan korraks, et kui me nüüd tahame, et see robot jääks seisma nii, et ta peab kohe seisma mootoriga pidurdades, siis oleks võinud siia lõppu panna sellise ploki. Aga kui teda nüüd seal ka ei ole, programm lõpeb ikka ära ja robot jääb ikka seisma. Aga vaatame näidislahendust. Ja näidislahendus on siis, liikumine on sama aeglane, aga nüüd siis tooni asemel valime noodi ja las ta olla siis näiteks hoopis selline noot või selline noot. Las ta olla seesama noot. Kui te nüüd tahate kirjutada klaveripala, siis iga noot tuleb eraldi plokiga kirjeldada, et tuleb palju-palju plokke. Ja siin võtame siis selle kella vahelt ära, vaatame, kas noodid jäävad piisavalt eraldi ja paneme siia 21 korda. Ja nagu ma ütlesin, see mootoriga pidurdamine võib olla, ei või olla, et mõlemal juhul programm toimib. Ja ongi meie programm robotisse laadimiseks valmis, aga meie vaatame näidisvideot.
ja kolmandaks katseks tundub, et me kasutame jällegi heli, aga nüüd on siis jällegi uued asjad, et uue asjana siis meil on vaja esitada valmis salvestatud hääli, aga hakkame otsast pihta. Pane robot nii mitu sekundit parem ratas paigal vasaku rattaga edasi sõitma. Nii. Parem ratas on paigal, vasak ratas peab edasi sõitma, kujutame endale ette. Parem ratas on siis see ratas, vasak ratas on siis B-ratas. Ainult selle pealt sõidame edasi, ehk siis robot hakkab pöörama ja samal ajal tegema koera häält veel nii mitu korda, kui seda tegi Anne mudelauto. 11 korda teeme siis koera häält. 11 korda. No. Koera häält. No las ta siis olla. Ja nüüd tuleb järgmisena võtta robot ja panna nii mitu sekundit vasak ratas paigal parema rattaga edasi sõitma. Nii. Järelikult siis C-rattaga edasi sõitma. Ja tegema kassi häält, kui palju tegi Mari mudelauto. No niimoodi. Seda on siis 21 korda ja teeme siia ühe kassiga. No. No vaatame, kuidas see käib. On siis meil vaja nüüd teada, et kuidas seda heli häälestada ette salvestatud helile. Ette salvestatud heli. Nii. Vaatame näidislahendust, et mida tema meile pakub. Nii, vaatame, tundub, et näidislahenduse ja minu programmi ploki vahel on loogikaviga. Ja see loogikaviga seisneb siis selles, et tegelikult me saame panna selle roboti vastavat häält tegema korduses ja meil ei ole vaja seda teha mitte nii mitu korda, vaid nii mitu sekundit. Et see on ilmselt viga, mida siis võib teha nii mõnigi meist. Ja järelikult enne, kui me paneme roboti keerama nii mitmeks sekundiks, eks 11 sekundiks paremale, et me paneme lihtsalt selle koera heli, paneme ta lihtsalt pidevalt tööle, selline võimalus on olemas, et häälestusplokis on võimalus panna pidev haukumine. Ja nüüd seejärel lõpeb see heli sellega ära, et paneme pideva kassi näugumise, pidev kass, no teeme siia kassi pildi. Ja paneme siis nüüd jälle vastupidi siis 29 sekundiks selle roboti ühel rattal pöörama. Ja mis on nüüd näidislahenduses? Näidislahenduses on seekord kasutatud 2 rattaga edasi sõitmist, ehk kui me pöörame rooli 50 kraadi paremale, siis ta sõidabki ainult ühe ratta peal ja samamoodi, kui me pöörame rooli 50 vasakule, sõidab ta ka ühe ratta peal ja vasakule pööramiseks märgime selle väärtuse miinusmärgiga, et siis ta pöörab vasakule. Teeme programmi järele ja vaatame, kuidas meil läheb. Alustame siis koerast. Koera heli saame siit loomade alt. Võtame siis esimest sorti koera. No päris ilus. Ja selleks, et nüüd see koera haukumine läks kordusesse, valime siit korduse. Ja nüüd võtame mootori ja määrame siis paremale
liikumise, see on siis ühe ratta peal paremal on siis rool täpselt 50. No paneme võib-olla natuke aeglasemaks, paneme näiteks 25. No, 25 ja paneme siis sekundid, valime sekundid ja 11 sekundit. Ja nüüd võtame kassi, võtame siit kassi, jälle loomade alt, no päris kass, paneme jällegi kordusesse ja võtame siis 2 mootoriga juhtimise ja paneme nüüd siis ühe ratta peal vasakule pöörama ja see on siis täpselt -50. Ja jällegi natukene aeglasemaks, 25 ja jällegi vahetame ära sekundid. Paneme siis siia 21 sekundit. Jah, nagu oli Mari auto. Ja nagu te näete, on selles programmis küll väga vähe blokke, aga on siis võimalus eksida nii häälestusega, et sekundite asemel võivad jääda mootoripöörded, on võimalus siis teksti tähelepanelikult mitte lugedes hakata tegema kordusi, mitte siis kasutada sekundeid ja kindlasti tasub siis tähele panna, et sellel heliplokil oleks siin väärtus 2, sest juhul, kui siin jääb vaikimise väärtus 0, see tähendab seda, et ta esitab seda heli ainult ühe korra. Meie programm sai valmis ja meie vaatame näidislahendust. Ja jäänud on siis viimane ülesanne ja siin on tegemist nii lahutamise kui ka korrutamisega. Ja vaatame, mis meid ees ootab. Ees ootavad meid siis klaaskupliga küünlad. Neid on kaupluse riiulil 50 küünalt. 50 küünalt. Esmaspäeval müüdi ära 8 küünalt, -8. Ja teisipäeval müüdi küünlaid 3 korda rohkem kui esmaspäeval. No ilmselt müüdi siis ära -3 korda 8, 24 küünalt. Ja siin on küsimus, et mida me saame arvutada. No ilmselt me saame siis arvutada, et palju küünlaid jäi järgmise päeva hommikuks alles. 50 - 32. No ilmselt jäi alles siis 18 küünalt. Ja olemegi valmis minema edasi roboti katsele. Vaatame, mis meid seal ees ootab. Ja esimene katse on siis selline, et pane robot sõitma nii mitu sentimeetrit, kui mitu küünalt oli kaupluse riiulil enne esmaspäeva. No, vaatame kohe siis veel tagasi. No enne esmaspäeva tundub, et oli seal 50. Et me peame siis roboti panema sõitma 50 sentimeetrit. Robot alustab ja peab edasi sõitma 50 sentimeetrit. Ja siin on nüüd selline asi, et selle roboti puhul on meil võimalik siis märkida see vahemaa ära täpselt musta joonega, kes arvutavad sentimeetrid välja, teevad seda ka õigesti, aga meie siis antud juhul proovime näidata lahendust, kus me siis märgime ise ära 50 sentimeetrit ja vaatame, et robot jääks pidama musta joone peale, et sobilikult mul on siin siis ka üks must joon olemas ja märkab robot siis seda musta joont värvianduriga. Lähme vaatame näidisprogrammi, aga enne veel mõtleme, et milliseid programmiblokke me vajame. Et ilmselt me vajame programmiblokki, mis paneks roboti pidevalt edasi liikuma.
siis me vajame programmi plokki, mis ootaks, kuni robot näeb musta joont. Ja siis me vajame programmi plokki, mis paneks roboti liikumise seisma. Tundub olevat selline 3 ploki programm, aga vaatame, millist näidislahendust siis meile praegu siin GeoGebra poolt pakutakse. Ja tundub, et ongi siis samasugune, nagu arvasime seekord. Et hakkame pihta sellest, et paneme roboti pidevalt liikuma. Valime selleks siis lihtsalt on edasi. Ja et ta meil väga kiiresti ära ei sõidaks eest, paneme 15 kiiruseks. Ja nüüd me paneme ootama, et robot näeks musta värvi. Ja selleks me peame ta siis häälestama, seda nägema, näeb seda selline sensor, mille nimi on color sensor, värvisensor. Me võrdleme värvi ja valime siit siis, et me ei taha näha punast värvi, vaid tahame näha musta värvi, aga kui oleks tahtnud näiteks punast näha, oleksime siis punase siia pannud. Ja lõpetuseks paneme siis lihtsalt selle mootori kinni, off. Ja tundub, et programm on valmis ning meie vaatame näidisvideot. Katse 2 räägib, et me peame panema roboti tagurdama lõpp-punktist nii mitu sentimeetrit, kui mitu küünalt müüdi ära esmaspäeval. Ja märkime siis ka selle uue lõpp-punkti. Et praegu siis tundub, et kui meie see lõpp-punkt oli siin, oli siis see 50 sentimeetrit ja me peame tagurdama nii mitu sentimeetrit, siis järelikult paneme roboti siia kohta ja tagurdame temaga 8 sentimeetrit ja selle jaoks me siis peame jällegi ilmselt märkima siia 8 sentimeetri kaugusele joone. No, see ei pea kindlasti olema joon, see võib olla ka teip või need võivad olla ka mustad paberiribad, aga mustade paberiribade puhul siis võtke arvesse, et nad võivad liikuda. Ja vaatame, mis lahendust pakub meile praegu siis näidis. Ega siit midagi uut juurde meil nüüd ei tule, et kui me peaksime oskama pidevalt tagasi liikuda. Ja tundubki, et see programm on sama. Ja kuidas me nüüd saame selle robotiga tagasi liikuda, no mitte täpselt sama, aga peaaegu sama, siis tagasi liikumine selle robotiga tähendab seda, et me peame panema nii-öelda miinuskiirus. Et edasi siis plusskiirus, tagasi miinuskiirus, paremale plussiga, vasakule miinusega ja märgime siia siis -15 ja tundub, et programm on valmis. Ja meie vaatame näidisvideot. Ja kolmas katse, loeme ta nüüd rahulikult läbi, tundub olevat palju teksti. Pane robot tagurdama esimese katse lõpp-punktist nii mitu sentimeetrit, kui mitu küünalt müüdi ära esmaspäeval ja teisipäeval kokku ja märgi uus lõpp-punkt punasega. Huvitav, miks selline soov? Aga ilmselt vist selleks, et kui me märgiks mustaga, siis me võiksime ju selle joone peal pidama jääda. Nüüd esmaspäeval ja teisipäeval kokku müüdi siis ära 32 küünalt. See tuleb see punane joon, no, ta ei ole tegelikult ju must. Teen siis siia ka kohe enda jaoks punase.
see vahe siis peaks olema 32 sentimeetrit. Nüüd tuleks mõõta, mitu sentimeetrit on selle lõpp-punkti ja esimeses katses märgitud algpunkti vahe, kas on sarnane tulemusega, mitu küünet jäi poodi alles teisipäeva õhtuks. No ma loodan küll, et siia peaks siis see 18 sentimeetrit jääma, kui me oleme kõik korrektselt teinud. Aga just praegu tundub mulle, et selle programmiga ei olegi vaja midagi muud ette võtta, kui me peaksime siis lihtsalt selle ootamise ploki nii ümber tegema, et me ootame punast joont. Vaatame, kas näidislahendus ütleb meile seda sama. Ja näidislahendus pakub meile seda sama ja muudame ta siis ka siit ära punaseks. Programm on valmis saanud, vaatame näidislahendust ja see oli viimane LEGO EV3 3. klassi ülesanne tänaseks.